Räägiks siis vähe kohapüügist, et praegust aktuaalne suvi algas kohapüük peale keeluaega ja mina siis kui paadunud kohakütt räägin, et kuidas mina püüan seda kala näiteks jõgedest ehk Emajõel konkreetselt. Mis selle jaoks on vaja? Selle jaoks on meil vaja ühte ritva. Ritt võiks olla minu nägemusel, ma olen proovinud nii ühte kui teist pikkusega, ütleme seal 2,40 kuni seal 2,70. Mina olen nüüd jäänud 2,40 peale. Paadis püügis ideaalne. Kindlasti tipupaindega, et ei ole ta keskpaindega, vaid tipupaindega. Test võiks jääda seal kuskil 15-40, maksimum isegi 10-35, mis meil on. Kuna praegust veeseis on meil Emajões päris kõrge, kasutame raskeid päid, et see läbipaindu viske ajal, siis võiks see test ka olla siukene. Minul hetkel on siin käes näiteks Westini V2 sari, Z-Hunter ehk siis see Zander pikkusega 2,65 vist oli, 2,55 ja 10,42 testiga. Minu meelest üks ideaalne ritt selleks püügiks ja mis kõige tähtsam, mis on tavaliselt meie kalamehe mure, et kurat ei jõua osta või kas tasub ikka sellist kallist. See ei ole üldse kallis. See maksab meil ainult 89 eurot. Westini V2 ritt, kohapüügiks Z-Hunter pikkusega 2,55, 10,42 testiga ja tipupaindega. Siia soovitan kindlasti rulli. Rull võiks olla kuskil 3000-4000 suurusega ja rullis nii palju, et rull võiks olla aeglase käiguga. Mis tähendab aeglane käik? Siin, kui võtad rulli karbi pealt andmed, siin on kirjutatud tavaliselt, kas siin on mingid numbrid 4,7 koolon ja nii edasi. See on siis, et kui kiire käiguga see rull on. Konkreetne rull on 4,7 ehk siis ta on aeglase pealekandega, et sa saaksid võimalikult palju põhja läbi kammida. Kui kiire rull on, viskad landi sisse, teed paar pööret, ta juba kiire rulliga kammib hästi pika maa ära, aga meil on tähtis, et seda saaks võimalikult palju lühikest maad ja selle aeglase pealekerimisrulliga on see võimalik teha tihedama amplituudiga. 2 pööret, paus, see on see klassikaline. Nii et aeglase käiguga rull. Mis ma veel tahaks öelda? Nii, rullile siis me paneme peale kindlasti nööri. Kui me tsigitame, peale läheb nöör, ei mingit tamiili. Tamiil venib nii kaua, kui see pauk käib, see veniv tamiil kaotab signaali ära ja sa jääd haakimisega hiljaks. Ise kasutan japsi mõõdu järgi 1 ehk siis seal 0,16 kuni 0,18 läbimõõduga nööri. Nöör võib olla, vahet pole mis värvi, aga kindlasti ta võiks vähemalt olla see 8-kordne põimik. Siin on korralikud Westini nöörid, 13-kordse põimikuga, teflon katted, värgid, asjad, särgid. Nii, nöörile reeglina seon ette ka fluorokarbonist liidese lipsu. Miks see hea on? Emajõgi, seal on igasugused vared ja kivid ja mis iganes takistused, mis võivad selle nöörikese ära õõruda, aga fluoro andestab ja võtab selle kõik ende. Mitte sellepärast ma ei pane fluorot, et kala ei näeks. Emajõgi on kohvine vesi ja see, kas seal on seal selle pärast pantud, et ta ei näeks, aga lihtsalt kulumise pärast. Nii, siis nööri ja fluorokarbooni me siis seome vastava sõlmega. Ma seda sõlme peast ei mäleta, kui keegi väga tahab, ma otsin selle YouTube'i lingi üles, kuidas ma see on. Ühesõnaga, paned kohakuti 20 senti ja siis teed selle aasa ja 4-5 korda punud läbi ja tõmbad kokku, üleliigselt lõikad ära. Ei mingit sulatamist või ma ei tea, mis need variandid on veel need omavahel kokku viimised. Ma teen seda kõige lihtsamad varianti ja see töötab. Nii, lõppu. Kuna mina olen, ma ei tea, võib-olla teised ka, peaaegu kas nüüd iga vise või iga teine vise vahetan mina lanti. Mul võib olla isegi üks ja sama lant, aga erinevate raskuspeadega. Ja et see landi vahetus ei oleks nii valulik, mina seon sinna liidese lõppu, siis fluorokarboni lõppu seon siis kiirkinnituse. See on niisugune nagu vigur, et sa ei pea mingit lõksu lahti tegema. Nii, ja nüüd ütleme, siin on siis tšigi pea, millel otsas on kalakene, ma panen ta siis nüüd siit läbi ja teen selle liigutuse ja ta ongi mul olemas. Ja samamoodi ma võtan ta ära, kui ma tahan jälle lanti vahetada.
prille mul peas ei ole, aga ma ei näe, kuidas pidi ta peab jooksma, aga noh, jah, ops, ja ongi jälle vahetatud, et siit ta lahti ei tule. Raskuspäid Emajõel kasutan alates, oleneb vee seisust, kiirusest, landi suurusest, nööri jämedusest, nii edasi, kuskil ütleme alates 15 kuni nüüd ma käisin avangul isegi 30 grammi raskuspäid. Muidu sa ei saa põhja kätte. Ja nüüd me jõuamegi põhja kätte. Reeglina püütakse ikkagi pervede pealt, sügavus muutus, mingid mättad, takistused, kus ta seal võib ennast varitseda, puhata selle kiire voolu eest, mis momendil on. Ja siis, läks midagi silma, paus. Ma ei tea. Nii, las ma mõtlen, kus me jäime poolikuks. Mis see on? Vobla. Okei. Nii. Mis mul veel siin on jäänud siis? Nöörist rääkisin, sellest rääkisin, aga ma ei venita. Nii, hakkan uuesti, et kus me püüame äkki või? Aine? Nii, ja nüüd siis räägiks lantidest, et millist lante mina Emajõel kohapüügis kasutan. Reeglina ja minu lemmikuteks on kujunenud Westini säätiisid, need paksema kerega, mitte need slimid, 9 sentimeetrised. Ja põhivärvid, mida ma kindlasti kasutan, on siis roheka seljaga ja siis punase saba täpiga, ehk mina nimetan seda indikaatoriks, juba paljud on selle nimega omale võtnud, ütlevad, näed, indikaatoriga sain, eks nad on seal kino palju vaatanud, aga see selleks. Üks kindel, siis klassikaline see meie nii-öelda särg ja siis viidikas, et neid 3 värve ma katsun igal peatuskoha peal läbi kammida. Ka hästi on mul kala toonud ja isegi ühe rekordkala siin aastad tagasi ma sain nende kohapoegadega, konkreetselt need samad 8,5 või mis nad suurustega on. Ja sellised näevad välja. Täpselt kohapoejad. Nii. Ja siin püütakse ka väga edukalt nende 10 sentimeetriste slimmidega, peenikese kere ehitusega, ka toimivad. Kuna ta on ujuv, raskuskese jõuab ta ka põhja, jääb ta selles asendisse ja juba vool teda ise mängitab, et tähtis on ka paus. Nüüd ma jõuangi, et ikkagi selleni juurde, et millist mängu kasutada Emajõel kohapüügiks. Viskad selle eit ära, ootad, kuna lant on põhja kukkumis me näeme kas ridva otsa järgi või siis liin läheb lonti. Lased seal mõttes tal 2-3 sekundit olla ja teed rahulikult sissekerimised, mitte kiiresti. Kiiresti võid, teate küll, mida teha. Rahulikult teed sissekerimist, lant tõuseb ülesse ja jälle pausi. Jälle ootad. Teinekord enne välja kerimist paadi juures, ärge kerige välja. Koputage landiga põhja, nii-öelda nagu tsigitate või vertikaalpüüki. Ma olen mitmed kordi saanud nii, et kala jälitab. Korraks on mingi tunne, et ei saa aru, et kas nüüd jäi mulle kuhugile takistusse kinni või oli kala. Ja nüüd ongi, et enne välja kerimist koputan põhja paadi all. Sügavus on paadi all võib-olla seal 4-5 meetrit. Ja kurat, kus vajutab selle ära ja ongi taga. Veel. Iga kord ärge mõelge, et see koha istub kuskil auk ja auk peab olema seal, ma ei tea, 10 meetrit. Ma olen saanud Emajões kohaga 2,5 meetri peal. Siin kõrval on auk 4-5 meetrit, aga mina püüan 2,5 meetri peal. Ja mõtled, mis ta seal teeb, aga ta on seal, teinekord ta ongi just madala peal, kas ta toitub või puhkab, mis iganes, et ta ei ole ilmtingimata, et kuidagi on vale arusaam, et mine otsi aukudes, ei ole see. Võib ka väga vabalt 2,5 meetri peal olla, kus kõrval on auk 4-5 meetrit. Ja kokkuvõttes ega siis ei olegi, et lihtsalt pead uskuma, mida sa teed ja ei tohi alla anda. Mitte, et sa nüüd lähed, viskad pool tundi lanti ära, midagi ei tule, mingi vale värk täna ei võta. Veel, kui sa käid ringiga teatud kohad ära, kus sa tead, et koht on õige, kala ei võta, tule kindlasti tagasi tulles need samu kohti üle käimas. Et ma olen mitmeid kordi. Hommikul esimese ringiga lähen siis alla voolu ära, katsetan ära, midagi ei ole, või siis mõne koha peal on keegi ees juba, käin oma need teatud kohad ära, mis mul välja kujunenud, ja hakkan tagasi tulema. Ja ei saa ankru panna esimesed, teised visked ja juba kas löök või ongi kala taga, et kindlasti tasub kohti käia üle proovimas. Ja ka siin rohkem ei olegi, öösõnaga. Tundke rõõmu ja olge mõnusad ja külastage meie kauplusi üle Eesti.
VEF-ist siis. Et meie käest saate siis kõige paremaid ja kõige tublimaid kalapüügivarustusi.